Kell on 11. Ma arvan, et me võime alustada. Nii. Tere tulemast kuulama Tehnopoli veebiseminari, mis räägib täna ettevõtte äriprotsesside modelleerimisest ja analüüsimisest. Minu nimi on Martin Koroško ja ma olen Tallinna Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht ja seoses eriolukorraga oleme oma väga tiheda ürituste programmi viinud online keskkondadesse ja täna juhtub kõik YouTube'i keskkonnas näiteks, sest lihtsalt kuulajaid ja huvilisi osutus nii arvuliseks, et me olime kanali vahetamisel sunnitud viimased muudatusi tegema. Aga see selleks, juhatan sisse teema. Täna me nagu mainitud, räägime ettevõtte äriprotsessidest, nende modelleerimisest, analüüsimisest ja kuidas sellest kõigest võiks tegelikult ettevõttele kasu tulla ja tekkida. Me räägime sellest, kuidas lihtsamini kontrollida ettevõtte äriprotsessi, milliseid tööriistu selle jaoks kasutada ja võib-olla isegi ka saame mingeid vahvaid vihjeid nende tööriistade osas, ehk et kuidas päriselt see productivity ettevõtetest tõusta võiks. Ja et seda teemat käsitleda oleme me leidnud, ma arvan, Eesti parima kindlasti, aga võib-olla ka maailma parima teemakäsitleja Aleksandr Miina. Ja Aleksandr on ettevõtte Lean Digital asutaja, mis aitab juba aastaid ettevõtetel modelleerida, analüüsida ja tõhustada ja ka digitaliseerida protsesse. Aleksandr omab kahtlemata valdkonnas väga tugevat teoreetilist teadmist ja ka pikaajalist praktilist kogemust. Tere, Aleksandr! Tere, Martin! Sind on väga hästi kuulda, aga enne kui ma alustan, ma tahan kindlasti kuulajaid üles kutsuda meie vestluses osalema. Et tõsi, jah, me alustame ühe sellise sissejuhatava ja teemat üldiselt kirjeldava esitlusega, aga me jätame ka pool oma webinari ajast otse ettevõtete või inimeste küsimusele vastamiseks. Ja selleks kasutage palun siin YouTube'i kanalis paremat kätt olevat vestlusakent. Me võtame nii palju küsimusi vastu laivi ajal kui võimalik, aga ükski küsimus ei jää vastamata. Et kui me ei jõua sellega kohe tegeleda, siis Aleksandr on lubanud, et vastab kõikidele kuulajatele hiljem järgi. Just. Aleksandr, kui sa oled valmis, siis palun, kuidas ettevõtte äriprotsesse modelleerida ja analüüsida? Ja, aitäh, Martin, sissejuhatuse eest. Ma jagan praegu oma ekraani. Ja nagu Martin ütles väga õigesti alguses, et see on esimene seminar antud teemal ja me saame siin rääkida sissejuhatusest teemasse, sest tegelikult iga pisike aspekt sellest teemast, sellest võib rääkida juba terve seminar. Aga alustuseks võtame hästi lihtsa näite, et eeldame, et meil on vaja sõita Tallinnast Tartu. Üldises pildis nad on suht lähestikku ja kui ma guugeldan, siis ma lihtsasti leian, et selle kahe linna vahel on 163 kilomeetrit. Ent me teame, et reaalsus ei ole nii lihtne, ehk siis ma tahan minna natuke detailidesse ja võtan ette kaarti. Ja kaart näitab mulle, et jah, et see teekond ei olegi nii väga sirge ja tegelikult distants on pikem ja minu olemasolevate vahenditega selle tee läbimine võtab vähemalt 37 tundi. Okei, nagu ikka, tahame protsessi tõhustada ja siis hakkame uurima, millised võimalused on. Siis näeme, et mõningad võimalused meie kontekstis ei tööta. Samas näeme, et mõningad võimalused on täiesti olemas. Ehk siis üks alternatiiv on näiteks 2 tundi 30 minutit, teine on 2 tundi 58 erinevad marsruudid. Ehk siis omades kaarti me saame juba ja mingisugust tausta süsteemiliselt, aga me saame juba hinnata, et kuidas üks või teine muudatus mõjutab meie teekonda. Nüüd, kui me läheme natuke detailidesse ja vaatame meie alguspunkti, siis me näeme, et okei, et tegelikult, et hakata liikuda Tartu poole, sealt punktis, kus mina asun, ehk siis see hele sinine täpp, mul on vaja tegelikult veel mõningaid liigutusi teha. Ja arvestades, et ilmselt liikumine Tallinnast Tartu aja peale, siis mul on ka ajaline väljakutse. Ja nüüd, kui minna väga suureks ja mõelda, et mul on vaja liikuda Tallinnast hoopis Londonisse,
siis nii üldine pilt on juba keerulisem ja tegelikult igas kohas, kus ma vahetan mingisugust transporti, need asjad võivad olla tegelikult keerulisem, kui nad siin paistavad, et see on otsejoon. Ehk siis see lihtne näide on võetud selleks, et illustreerida, millega meie tegeleme, sest kui mõelda ettevõtte protsessidesse, siis protsess ongi põhimõtteliselt teekond 2 punkti vahel. Ja ta võib tunduda sirge. Kui sa hakkad looma protsessi kaarti, siis sa avastad, et protsess on natuke keerulisem. Kui sa lähed detailidesse, siis sa leiad, et detailidest keerukus lisandub juurde. Kui nüüd arvestada sellega, et ühes organisatsioonis on aktiivseid protsesse võib-olla 500–600, kui võtta absoluutselt kõik protsessid, siis seal on kindlasti 4-kohaline number, siis on selge, et see on hästi keeruline struktuur. Ja põhimõtteliselt täna me räägime natuke sellest äriarhitektuuri keerukusest, kuidas sellest aru saada, kuidas leida nõrgad kohad, mis on oluline, et kuidas hinnata protsessi muudatusi teistele protsessidele, ehk siis kuidas nad mõjutavad teineteist, kuidas on võimalik koguda andmeid protsesside modelleerimisest juhtimise otsustuse jaoks ja palju muud, ehk siis need on tegelikult sissejuhatust. Kui me räägime natuke äriarhitektuuri keerukusest ja selle juhtimise võimalusest, siis mis on äriarhitektuur? Äriarhitektuur on see, kuidas on üks organisatsioon üles ehitatud. Seal on inimesed, seal on seadmed, seal on infosüsteemid, seal on ruumid ja kõik see omavahel mingit moodi suhtleb. Tegelikult inimestel, kes tegelevad siis organisatsiooni juhtimisega, olgu see terve organisatsioon või osakond, siis neil on olemas väga selge võimete piir sellest keerukusest aru saada. Ja nüüd, kui see keerukus läheb üle meie võimete piiri, siis juhtub selline asi, et me kaotame võimalust seda meie keerukat äriarhitektuuri juhtida, sest kui sa ei saa aru, kuidas ta toimub, sul puudub võimalus mõjutada seda. Ja üks põhjus, miks meie tegeleme protsesside modelleerimisega ja aitame ettevõtetel aru saada oma protsessidest, on see, et me anname tööriistasid, mis võimaldavad organisatsioonidele võimete piiri tõsta ülespoole ja juhtida oma keerukust. Ja nüüd natuke ka tasuvusest, ehk siis erinevad uuringud, siin võib päris mõnikümmend artiklit tuua, kus on suured ja keerukad valemid. Ehk siis erinevad uuringu tulemust on välja toonud, et tegelikult kui vähendada struktuuri arhitektuuri keerukus 20%, siis tegelikult see mõjutab kuluaspekti astendades 1,4. Ehk siis põhimõtteliselt annab peaaegu 29% kulude vähendamist. Ehk siis keerukusega tuleb tegeleda. Üks minu lemmikuid pilte, mida ma olen mitu aastat tagasi leidnud internetis ja pildi pealkiri on ettevõtte protsesside juhtimine. Mis väga hästi kirjeldab, mida me võime näha peaaegu igas organisatsioonis, on see, et ülemine kiht on üsna selge. Meil on tootearendus, siis meil on turundus, siis meil on müük, siis meil on ost, siis meil on ladu, siis meil on tootmine, siis meil on jälle ladu, siis meil on tarnimine, siis me esitame arve. Ehk siis see on seesama kõrge teekond Tallinnast Londonisse. Et me kõigepealt lähme Vilniusse, siis Vilniusest me lähme Berliini, Berliinist me lähme Pariisi, Pariisist me lähme Londonisse. Nüüd, kui me hakkame detailidesse minema, siis tegelikult see asi on seal hoopis keerulisem. Ja see keeruline asi tekitab sellist olukorda või miks selline keeruline asi tegelikult tekib? Ta tekib sellepärast,
ettevõtetes üsna tihti on palju nähtamatuid protsesse. Ehk siis midagi tehakse, see pole kuskil registreeritud, tekib peidetud tehas ja siis see võtab meie ressursse. Siis hästi palju on olukordi, kus juhid omavad teatud know-how'd, mis nad on saavutanud aastate jooksul ja mis on väga vajalik. Samas see tekitab olukorda, kus juhid pigem on osakonna peaspetsialist, ehk siis ta tegeleb keerulisemate case'idega. Samas fookus juhtimisele langeb, ehk siis osakonna juhtimisele, protsesside juhtimisele. Siis loomulikult on ka palju teadmisi inimeste peas ja kõige tavapärasem probleem sellega on see, et inimesed lahkuvad organisatsioonist ära ja siis kaotatakse teadmist, ehk siis uute töötajate koolitamine on väga pikk protsess. Ja kindlasti on olemas ka olukordi, kus protsessid ja protseduurid on kirjeldatud, aga nad on kirjeldatud tekstiga. Ja tekstist on väga raske aru saada. Ehk siis veel kord, miks töötada protsessidega? Kui meil on seesama pilt, mis ma hetk tagasi näitasin, ehk siis meil on kaos ja kui me tänapäeva kohaselt proovime seda digitaliseerida, siis kokkuvõttes me saame kätte digitaliseeritud kaos. Kui meil protsessid on ebatõhusad ja me ebatõhusus digitaliseerime, siis me saame kätte digitaliseeritud ebatõhusust või digitaliseeritud kaodusi. Mis tähendab seda, et me kaotame oma ressursse, raha, aega oluliselt kiiremini. Ja kui panna kõik 3 komponenti kokku, ehk siis kaos, raiskamised ja digitaliseerimine, siis meil võib tekkida olukord, kus meil on kaootiline ja hästi kiire oma ressursside kaotamine. Nii, meie põhimetodoloogia koosneb sellest, et võttes need probleemid, mis ma olen toonud, me kõigepealt modelleerime protsesse. Ehk siis me proovime struktureeritult kirjeldada seda, kuidas ettevõtted toimivad praegu. Alustades üldisemast, ehk siis seesama Tallinn-Tartu 163 kilomeetrit ja lõpetades detailsemaga, ehk siis kuidas ma konkreetsest asukohast jõuan rongijaama või bussijaama. Sealt edasi me analüüsime protsesse lean-põhimõtete järgi, ehk siis me proovime välja selekteerida protsessidest väärtust lisavad kohad, väärtust mitte lisavad kohad, ehk siis see on alus tõhustamiseks. Ja sealt edasi me vaatame, millised võimalused on protsesside digitaliseerimiseks. Ehk siis, kui me teame, kuidas protsessid toimuvad, me teame, mis on väärtust lisavad, mitte lisavad tegevust, ehk siis meil on võimalus väärtust mitte lisavad tegevust kõigepealt ära kõrvaldada, siis me saame vaadata, et kuidas me saame viia seda digitaalsetele alustele. Ehk siis ma ei jaluta Tallinnast Tartu, vaid ma sõidan bussiga näiteks. Ja kui see on tehtud, siis jällegi kõik need 3 komponenti on võimalik hakata realiseerima, ehk siis reaalselt tõhustama protsesse, neid juhtima ja digitaliseerima. Ja kui me räägime natuke detailsemalt protsesside modelleerimisest, siis visuaalne voodiagramm on see viis, kus inimesed suudavad seda lugeda. See pilt on tehtud reaalse kogemuse baasil, kus üks juhend oli 3 lehekülge ja siis see parempoolne pilt oli selle juhendi visualiseerimine. Ja kui sa loed 3 lehekülge, siis teise lehekülje keskel sa oled juba kaotanud ennast, sa ei mäleta, mis sul oli alguses. Kui sa vaatad visuaalselt pilti, siis sa suudad kohe haarata seda protsessi. Siin on üks näide hästi lihtsast protsessi mudelist, see on meie enda protsess. Selliseid näiteid mul on oluliselt rohkem. Samas käesolev seminari, webinari formaat nõuab seda, et ma jätan neid endale. Samas kui kellelgi on rohkem huvi vaadata näiteid, siis me saame kindlasti seda arutada, kohtuda ja vaadata. Aga nagu siin näha, protsess, kus on algus lõpp, on sammud, on detailid.
Ja kokkuvõttes, mis see tähendab? See tähendab seda, et kui me modelleerime protsesse, me ehitame ärijuhtimise süsteemi. Ja ärijuhtimise süsteem tavaliselt koosneb 5 tasemest, kus kõige kõrgem tase on siis seesama suur pilt, mis oli meil näiteks Tallinn-London. Siis põhiprotsessid on see, et me läheme detailidesse, vaatame, et okei, kuidas ma jõuan Tallinnast Vilniusesse, kuidas ma jõuan Vilniusest Berliini ja nii edasi. Siis ma näen alamprotsesse, et näiteks kui ma saabun Vilniuse bussijaama ja mul on vaja leida buss Berliini peale, et kuidas ma pean seal toimima. No ja niimoodi detailidesse. Ja see on üks jällegi näide meie enda modelleerimisest. See on meie kõige kõrgem vaade meie ärist, meie äriarhitektuurist, ehk siis millest see äri koosneb. Ja siin saab näha, et meil on välja toodud meie kliendiprotsess, meie põhiline tarnevoog, meie jaoks tähtis teadmiste juhtimise protsess, juhtimisprotsessid, siis kuidas meie äritarkvara skoor on seotud meie protsessidega, tugiprotsessid ja allpool meie struktuur. Ja siis siin on jällegi näide meie enda põhiprotsessist. Nii. Ja põhimõtteliselt, kui me räägime protsesside modelleerimisest, siis üheks väljundiks on, nagu ma eelnevalt ka rääkisin, alus protsesside analüüsi jaoks. Siis teine väljund on see, et see on allikas selleks, et ühiselt aru saada protsessidest ja ühtlustada keelt, kuidas me räägime, et vähendada möödarääkimisi. Meil samuti tekib ühine visuaalne vaade protsessidest, ehk siis me saame seda pilti võtta ekraani ette ja me saame rääkida ühedest ja samadest asjadest. Samuti me saame ehitada oma ärijuhtimise süsteemi ja nüüd, kui vaadata slaidi allpoole, siis me oleme seda kasutanud kui aluseks küberturvalisuse juhtimiseks, ehk siis hinnata protsesse ja kriitilised elemente. Ja seda on ka kasutatud ISO 9001 ja 14001 sertifitseerimiseks. Ehk siis on võetud tekst ja viidud kõik visuaalsesse voodiagrammidesse. Ja üks oluline või 2 olulist väljundit tegelikult ja komponenti siin slaidi peal on, ma alustan altpoolt, et altpoolt on näide vastutusmaatriksist. Et ta on sihipäraselt võetud nii suur ja keeruline, aga põhimõtteliselt protsesside modelleerimise käigus tekib automaatne vastutuse maatriks. Meil tekib protsessi omanik, meil tekivad protsessi teostajad ja meil tekib infovoog, siis kellega me protsessi jooksul soovime konsulteerida ja keda me soovime informeerida. Ja ülemine osa slaidist natuke räägib meie metodoloogilisest lähenemisest, et kuidas me jõuame sinna, et protsess on kooskõlastatud kõikide osalejatega. Et ma hetkel jätan sinna detailidesse minemata ja ütlen veel kord, et oluline on siin see, et meil tekib automaatselt vastutus, ehk siis meil hakkab protsesside juhtimine minema teisele tasemele, hakkavad ära kaduma hägused alad ja kui ma rääkisin, et varem või on olukord, kus osakonna juht on näiteks rohkem osakonna peaspetsialist, siis läbi selle me nihutame sinna, et osakonna juhataja hakkab ikkagi rohkem tegelema oma protsesside juhtimisega. Ehk siis, kui tulla tagasi meie põhivaatesse, metodoloogia vaatesse, siis praegu me võtsime 2 sammu, protsesside modelleerimine ja sealt edasi protsesside juhtimine. Kui me räägime järgmisest sammust, ehk siis liinjuhtimisest, siis põhimõtteliselt liinfilosoofia ütleb, et igas protsessis on 3 tüüpi tegevusi. Väärtust lisavad, ehk siis antud juhul nad on rohelist värvi, väärtust mitte lisavad, ehk siis punased ja vajalikud tegevused, ehk siis kollased. Ja protsessi liinanalüüs on asi, kus me võtame protsessi mudeli ja me nimetame seda värvimiseks ja me värvime erinevad tegevused siis vastavalt sellele, kas antud protsessi kontekstis see tegevus on väärtust lisav, väärtust mitte lisav või ta on vajalik. Ja
meil jällegi tekib visuaalne vaade sellest, kui palju meil mingisuguses konkreetses protsessis on väärtust mitte lisavaid tegevusi. Ehk siis see on nüüd see järgmine samm ja siin koha peal mul on väga palju häid näiteid, kuidas see toimib ja huvi korral ma saan siis isiklikult seda jagada ja näidata. Ehk siis praegu me rääkisime sellest teisest sammust, ehk siis protsesside lean analüüs, millele tegelikult järgneb ka protsesside tõhustamine ja siin koha peal saab öelda, et see protsesside tõhustamine võib toimuda organisatsiooni ükskõik mis tasemel, see võib olla tsehhi tase, see võib olla ressursside juhtimise tase, see võib olla ka ettevõtte juhtimise tase. Ja nüüd liigume edasi, räägime natuke digitaliseerimise analüüsist ja põhimõtteliselt, kui 2 esimest sammu on läbitud, siis me liigume vastavalt vajadustele, soovidele ka selle suunas, et vaatame, mis on digitaliseerimise võimalused. Ja kõige tavalisemal juhul see lõpeb sellega, et meil on käes tehniline ülesanne, mis on väljendatud samuti protsessivoo diagrammidena ja mis on tegelikult aluseks selleks, et suhelda IT-tarnijatega. Ja siin koha peal kindlasti tuleb rõhuda seda, et digitaliseerimise analüüs, ehk siis me vaatame, kuidas protsessid toimuvad praegu, mis on praegu nõrgad kohad ja me loome vaatajad, et kuidas me tahame, et need protsessid toimuvad tulevikus. See tegelikult võimaldab organisatsioonil endal väga hästi aru saada, mida ettevõte, mida organisatsioon soovib digitaliseerida ja kuidas see mõjutab nende protsessi. Just tihti me näeme olukorda, suheldes nii ettevõtetega kui ka IT-tarnijatega. Just tihti me näeme sellist olukorda, kus ettevõte ei suuda hästi detailselt selgitada, et kuidas nad tahavad, et uus süsteem hakkab tööle. Jah, et me tahame, et meil toimuks materjalide juhtimine ja meie süsteem saab teha materjalide juhtimist. Aga see on jällegi see jutt seal samal kõrgel tasemel, ehk siis Tallinn-London. Kuule, ma tahan, et sa viiksid mind Tallinnast Londonisse. Ja, ma saan sind viia Tallinnast Londonisse. Okei, hakkame sõitma. Sõidame, jõuame Leedu poole piiri peale, avastame, et seal on praegu piirikontroll. Kuule, peame ootama natuke. Või ma ei tea, vaatame teist asja. Ehk siis detailne analüüs võimaldab kõik need asjad läbi mõelda ja siis selgitada, mida ettevõte tegelikult tahab. Siin jällegi üks selline näide ühest ettevõttest, kus me modelleerimise tulemusena ehitasime maatrikstabeli, kus siis vasakul pool on 328 erinevat organisatsiooniprotsessi ja üleval pool on siis 77 erinevat infotehnoloogilist tööriista. Ja kokkuvõttev tabel, mis näitab, millises protsessis, millised infotehnoloogilised tööriistad on kasutusel. Ja kui mõelda, et kui keeruline see tabel on ja kui keeruline kogu süsteem võib olla, siis tegelikult meil üsna tihti tekib küsimus, et kui ettevõte tahab oma protsesse tõhustada, tahab neid digitaliseerida, samas ettevõttel on väga nõrk arusaam, kuidas asjad tegelikult toimuvad, kuivõrd fragmenteeritud on meie IT-maastik, ehk siis kui palju me erinevaid vahendeid kasutame. Kui fragmenteeritud või kui keerulised on meie protsessid. Ehk siis meil alati tekib küsimus, et kuidas on võimalik liikuda protsesside tõhustamisega ja digitaliseerimisega ilma, et sa saad aru, mis sul praegu toimub. Ehk siis kokkuvõttes ma tulen tagasi meie sellele põhipildile, põhimetodoloogiale. Ehk siis me alustame sellest, et me kõigepealt modelleerime protsessi. Ja see on see koht, kus või organisatsioon hakkab aru saama, kuidas protsessid toimub. Kui see on aru saadud, siis neid on võimalik analüüsida. Vaadata, mis on tõhus, mis on ebatõhus, uurida, kuidas saab seda elimineerida.
Ja kui see on tehtud, siis järgmine sammuna saab vaadata, et mida me tahame digitaliseerida ja vaadata seda jällegi detailselt. Ehk siis detailselt aru saada, mis on vajalik, mida ei ole vajalik, kuidas ühe või teise protsessi digitaliseerimine mõjutab kogu pilti, kogu meie arhitektuuri, kogu meie protsesside maastikku. Lõpetuseks toon välja ka tööriista, mida me kasutame. Tööriista nimi on 208 Modeling Tool ja selle tööriista üks põhiline positiivne asi, et miks me kasutame seda tööriista ja miks me oleme seda valinud, seisneb selles, et need protsessimudelid, mida me loome, nende taha tekib hästi palju andmeid. Neid andmeid on võimalik protsessimudelites saada kätte ja siis analüüsida. Ehk siis kõige lihtsamad päringud on sellised, et näita mulle kõik protsessid, kus ma kasutan printeri ja prindin midagi välja. Samas me saame teha ka keerulisemaid päringuid ja meil tekib võimalus ka mõõta protsesside keerukust. Ehk siis mõõta, kui keeruline on üks protsess, mõõta, kui keeruline on osakonna protsessid ja siis kokkuvõttes kogu organisatsiooni protsessid. Kokkuvõttes see lähenemine, millest me rääkisin, on välja töötatud meie poolt. Me oleme tegelenud sellega 16 aastat. Me oleme alustanud lihtsamast tootmise juhtimisest, tootmise planeerimisest, oleme liikunud lean põhimõtetega edasi, oleme lisandunud protsesside juhtimist ja modelleerimist ja oleme lisandunud ka digitaliseerimise toetamist. Ehk siis antud presentatsioon on ehitatud puhtalt meie enda teadmistel, kogemustel, mis on ka katsetatud paljudes juhtumites ja on olemas ka hästi palju positiivseid momente. Ma tänan teid kuulamise eest. Nagu Martin ütles ka alguses, me proovime vastata võimalikult paljudele teie küsimustele ja kui mõned küsimused jäävad siin laivis vastamata, siis ma kindlasti võtan teiega ühendust ja vastan siis hiljem. Aitäh, Aleksander, esitluse eest. Väga kihvt oli. Et kuna meil YouTube'i kanali kaudu ausalt öeldes minu näha praegu ühtegi küsimust ei ole tulnud, aga meil tuli ka siia alternatiivne link, et kus siis on lihtsam küsida ilma sisse logimata. Aga see ei tähenda mitte midagi, et minul on meeletult palju küsimusi ja me võiks vabalt siin 3 tundi neid käsitleda. Ja ma hakkan otsast. Kindlasti. Esimene asi, mis mulle pähe lõi, on see, et ma olen ise väga palju nõustanud ja töötanud pigem selliste startup ettevõtetega ja ka SME-de või selliste väike ja keskmise suurusega ettevõtetega. Et kuidas sa hindad seda, et kas kõik ärilised protsessid, isegi väikeettevõtetes on kirjeldatavad ja sa mainisid seda, et tekst paljudel juhtudel ei tööta, et see kirjeldus võiks olla natuke nagu graafilisem. Et kas sa näed seda, et isegi sellised SME-laadsed väikesed ettevõtted, kus reaalselt on võib-olla, ma ei tea, 5-10 töötajat, et kas nemad peaksid kohe sellega tegelema hakkama või tegelikult need mured tekivad sul siis, kui sa oled selline 100+ tootmise ettevõte ja siis sa teed nagu sellise meeletult suuri suunamuutusi? Just, see on väga hea küsimus, Martin, ja ma võin rääkida jällegi oma isiklikust kogemusest, et ma alustasin kogu seda äri üksinda ja siis oli väga lihtne. Sa ise tead, mida sa teed. Siis tekkis minu väga hea äripartner Roman ja siis oli ka veel lihtne. Ja niipea, kui tekkis 3. inimene, siis ma mäletan, me olime organiseerimas sellist üritust nagu Lean Foorum. Ja siis kuskil pool tundi enne foorumi alustamist me avastasime, et meil paar asja jäid tegemata. Ja põhjus oli lihtne, et mina rääkisin Romaniga, arvasin, et Roman räägib 3. inimesega, Roman ei rääkinud, sest tema arvas, et mina räägin. Ja me nägime seda igal pool, et põhimõtteliselt, kui sul on 3 inimest, siis on juba tekkimas võimalus, et midagi jääb 2 silma vahele. Ja mis tähendab seda, et sa pead hakkama neid protsesse koos kõlastama
ja visualiseerima selliselt, et sa saad neid vaadata. Nüüd, mis puudutab väikest ettevõtet, et kas on vaja kõike protsesse visualiseerida. Kindlasti suures ettevõttes see arhitektuur on keerukam ja seal on vaja natuke paremat pilti omada. Väikses ettevõttes, me siin istume ühes ruumis, meid on 5-6 inimest, et me alati saame siin üle laua küsida, rääkida, arutada, et tõsi, see on oluliselt lihtsam. Samas see kõrgvaade, ehk siis millistest klotsidest, osadest äri koosneb, et see on igal juhul vajalik, sest siis sa mõtestad läbi, et okei, et mida me teeme, millised protsesse või funktsioone meil üldse on. Olugi võib olla, et mitu funktsiooni on täidetud mitte ühe sama inimese poolt. Et see on kindlasti vajalik ja sealt edasi sa pead salvestama need protsessid, mida sa arvad, nad on vajalikud ja tähtsad või neid on vaja teha, aga sul on mingi hägune pilt. Ehk siis siin kindlasti puudub selline lähenemine, et lausmodelleerimine ja lausanalüüs, ehk siis kogu võttes see süsteem peab olema hea ettevõtte jaoks. Jällegi minu enda kogemus, kus me tegime ühte protsessi ja me teadsime, et see on selline harva esinev protsess, oli seotud midagi sinna veebi publitseerimisega. Ja siis mõtlesime, et paneme selle kohe kirja, et kuidas me tegime. Ja siis ma pidin seda protsessi uuesti tegema kuskil pool aasta pärast. Ja ma ei mäleta, kuidas ma esimest korda tegin. Ja siis mul tuli meelde, et ma olen ju seda salvestanud, mul on mudel olemas. Ma tegin selle mudeli lahti, ma tegin selle järgi ja mul kõik õnnestus. Ja nüüd, Martin, sa puudutasid veel ühte valdkonda, ehk siis startupid. Startupidega on selline huvitav lugu, et jah, et seal see dünaamilisus on oluliselt suurem isegi kui mõnes SMEs 5-6 inimest, kus on juba sisse töötatud toode, teenused ja mis toimivad. Ja SMEs on see süsteem stabiilsem. Samas, kui me räägime startupist, siis ikkagi mingi moment see startup hakkab jõudma sinna, et neil hakkab tekkima turg, neil hakkab tekkima rohkem tellimusi, neil on vaja protsesse rohkem struktureerida ja sellisel momendil sellega on vaja juba hakata tegelema. Sest sul on olnud see kogemus, kus sa olid selline nagu kõik teevad kõike, jookseme ja fun, aga mingi moment sa pead hakkama ikkagi kliente reaalselt teenindama ja seal sisse tulevad juba operatsioonilised kulud ja muud sellised asjad ja sellisel juhul see on juba vajalik. Selge. Vaata, niipea kui ma ütlesin, et me saame 3 tundi omavahel juttu ajada, niipea tuli kohe 30 küsimust ja me peamegi hakkama neid võtma. Aga räägime siis natukene või võtame ka siis kuulajate küsimusi. Et tegelikult paljud toovad välja seda, et kõik see kõlab nii keeruliselt. Ma võtan sellise klassikalise näite. Meil on väike ettevõte ja siis sa lähed sinna ja ütled, et hakkame nüüd süsteemi looma ja kirjeldame kõik need protsessid, detailid ära ja siis kuskil seal kaugel on efektiivsus. Ma arvan, et see esimene vastus, mis sa saad, on umbes midagi sellist, et tead, meie ettevõte on nii teistsugune, et siin ei saagi neid protsesse kirjeldada üldse ja ei saagi üldse aru, et siin meil on isiklikel tasanditel need suhted ja meil on kõik see klienditeenindus toimub nii. Et mis sa sellisel juhul ütled, et kas tegelikult on kõik kirjeldatav või mõned asjad ongi sellised ärilised protsessid, mis juhtuvad sellise natuke mojo pealt kuskil? Okei, ma võin nõustuda, et see võib kõlada keeruliselt, kuna mul on nii palju selle asja sees olnud, et ilmselt jah, ma pean mõnikord natuke lihtsamalt sõnu valima. Nüüd, mis puudutab, et kas kõik protsessid on kirjeldatavad, põhimõtteliselt küll. Alati on küsimus selles, et kas me tahame või kas on vajadus kõike protsessi kirjeldada. Ja mina olen täiesti nõus sellega, et kui ma näiteks, kui me kirjeldame müügiprotsessi ja ma pean kirjeldama, et kuidas ma suhtlen klientidega, siin see piir jooksebki, et ma ei saa kirjeldada, et kuidas ma konkreetsele kliendile helistan ja kuidas ma temaga suhtlen. Sest see on inimeste vaheline suhtlemine. Aga samas näiteks sul võib olla ka mingisugune üldine lähenemine, millest sa võid siis varieeruda. Sest täpselt samamoodi näiteks, kui meie kirjeldame oma koolituse protsessi, meil on olemas ka mingisugune üldine lähenemine,
ja siis konkreetses olukorras ma võin sellest minna vasakule või paremale. Aga jällegi, kui mulle tuleb uus inimene ja ma pean teda õpetama, siis mul on mingisugune alus. Loomulikult temal tekib oma kogemus, omad lähenemised, aga millestki me alustame. Ja nüüd sellest keerukusest, kuidas ma ütlen, et ma olen näinud hästi palju ettevõtteid, kus on kirjeldatud ISO-süsteem tekstina. Siuke paks roheline kaust riiulis. Ja siis sa arutad nendega protsesside modelleerimise võimalusi, ütlevad, et ei, tead, see on nii keeruline. Ja mul tekib vastu küsimus, et okei, aga kas polnud keeruline nii paksu raamatut kirjutada tekstina ja veel proovida seda kirjutada selliselt, et need asjad on omavahel seotud ja kui sa tahad nüüd sealt midagi leida, et sa leia sealt seda kiiresti. Et justkui nagu seda asja tehakse, aga selline visuaalne joonistamine, võime seda niimoodi nimetada, tundub keeruline. Siin üheks võimaluseks, mida me alati ka klientidega teeme, on katsetamine. Ehk siis me pakume kliendile valida ükskõik, mis nende protsessi ja me võime seda visualiseerida, me võime seda analüüsida ja näidata, et see on täiesti teostatud. Ja kui töötab, siis laiendada teistele protsessidele ka? Ja, põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, et ma olen kirjeldanud advokaadibüroo protsesse, ma olen kirjeldanud pangaprotsesse, ma olen kirjeldanud arendusbüroo protsesse, kaupluse protsesse, loomulikult tootmisettevõtete protsessi. Ehk siis äriprotsessi loogika on alati sama. Mis erineb konkreetne tehnoloogia, mis omab mõju protsessidele, aga siiski asjad on kirjeldatud. Selge. Aga palju on tulnud sel teemalisi küsimusi ja minu jaoks on see tegelikult ka kõige põnevam teema. Et kui kaua protsesside kirjeldamine keskmiselt aega võtab, palju maksab ja kui kiiresti see ROI või return of investment tuleb. Et seda on keerulisemates keeltes ja sõnastustes siin ka küsitud, aga ma küsin rohkem pigem otse. Okei. Kuidas ma ütlen, palju see aega võtab, et tegelikult see on tegevus, mis peab kestma kogu aeg, sest juhi ülesanne on korraldada oma alluvate tööd, ehk siis korraldada see, kuidas nende protsessid toimivad. Ehk siis see on selline pidev tegevus. Kui me räägime sellest, et me alustame ja kui palju aega võtab, et me jõudsime mingisugusele hulgale defineeritud protsessi, millega me saame edasi töötada, see täiesti sõltub ettevõtte suurusest. Et kui me võtame näiteks tootmisettevõtte, kus on 50 inimest, siis selline protsesside modelleerimine võtab näiteks pool aastat eeldusega, et me teeme üks päev nädalas modelleerimist. Just. Ja kuidas te sellist investeeringu tasuvust näete sellel tegevusel? Nüüd see on selline huvitav küsimus, et mul oli oma kalli abikaasaga eile selline tuline arutelu samal teemal ja mida me ka kohe kliendiga ka arutame, et tegelikult see kasu, see projekt, see protsesside modelleerimise ja tõhustamise projekt, see on mõlemapoolne töö. See on täpselt samamoodi, kui sa tuled jõusaali fitness treeneri juurde ja treener treenib sind loomulikult saalis, aga siis ütleb sulle asju, mis sa pead kodus tegema. Kuidas sööma, mida sööma, kuidas magada, mis ülesandeid vahepeal teha. Ja kui sa teed, siis sa näed efekti. Saavutad oma eesmärke, et kas põletad rasva või jõudu tuleb juurde, mis iganes. Ja täpselt samamoodi siin, et see kõige keerulisem hetk on jõuda sinna, et ettevõte hakkab reaalselt nende protsessidega tegelema. Ehk siis on tähtis jõuda sinna, et see ei ole lihtsalt mingisugune ilus pilt seina peal või kuskil arvutis, vaid see on meie tööriist. Selle jaoks on olemas omad lähenemised, omad mehhanismid, aga siin on ka ettevõtte juhtimiskultuur ja ettevõtte võime ennast muuta ja liikuda edasi. Et loomulikult, jah? Ja, palun, lõpeta lause. Ja, et loomulikult meil on olemas kliente, kes on sellega väga hästi hakkama saanud, ehk siis neil on see
täiesti töötav süsteem ja loomulikult on mõned näited sellised, kus asju on jäänud pooleli, sest ettevõttel see oli ületamatu barjäär, et tegelikult selle pideva juhtimisega ja tõhustamisega tegeleda. Selge. Ma tegelikult tahtsingi seda küsimust natuke pikendada ja küsida niipidi, et kas sul on näiteks anonüümseid näiteid või enda organisatsiooni puhul näiteid selliste meeletult suurte võitude kohta, et protsessi kirjeldasite ära, te hakkasite seda järgima ja efekt oli meeletu ja võib-olla ka selliseid vastupidiseid näiteid, et kõik nagu selline pikk eeltöö sai tehtud, analüüsitud ja siis tuli välja, et tegelikult seda efektiivsust nagu enam ei olegi võimalik eriti suurendada ja kõik toimib päris hästi ja selline nagu roi jäi lahjaks või et investeeriti palju aega, ressurssi, raha, eks, aga tulemus võib-olla ei olnud ootuspärane. Et on sul mingid selliseid anonüümseid näiteid selliste protsesside kohta? Näiteid kindlasti on. On olemas selliseid näiteid, kus sa modelleerid protsessi ja siis tehes lean analüüsi, sa avastad, et protsess on enamasti punane, ehk siis seal on hästi palju väärtust mitte lisavat tegevust. Ja siis arutelu käigus, et miks me seda teeme, kuidas me seda teeme, on jõutud seisukohal, et tegelikult pooled asjad sellest protsessist on, neid ei olegi vaja teha. Selline hästi äärmuslik näide. Ja kokkuvõttes, kui me ehitasime uue protsessi, siis versus algne protsess, uus protsess oli circa 40% ajaliselt lühem. Ja siis põhimõtteliselt hakati seda jälgima. Nüüd, kui me räägime veel nendest tasuvustest, siis näiteks ühes advokaadibüroos oli nagu hoopis teine eesmärk, et nad tahtsid näiteks vabastada vanemate partnerite aega protsessist. Siis me pidime ära kirjeldama protsessi ja vaatama, et kuidas me saame teatud tegevusi teha assistentidele või noorematele kolleegidele selleks, et vanemad partnerid, kelle aeg on kallis, nad saaksid rohkem sisukama tööga tegeleda, mitte mingisugused muud asjad. Et sealt see andis sellise efekti, kus partneri osakaal kogu protsessis, selle protsessi nimi oli, tegelikult vahet ei ole, aga see oli pikk protsess, mitmest sammust koosnev ja siis partneri osakaal vähenes 80%, ehk siis tal oli circa 80% tegevuste juures mingisugused ülesanded, ta langes 30 peale. Ehk siis ta sai oluliselt oma aja tagasi. Ja ROI arvutamine on siin puhtalt matemaatiline ülesanne, kus sa pead võtma siis palgakulud ja sellised asjad ja siis arvutama. Kas selliseid juhtumeid on ka tulnud välja, et peale seda, kui protsessid on kirjeldatud, on seal leidunud nii palju vigasid või võimalusi parandada, et tegelikult tuli hoopis juurde investeerida, et protsessid heaks teha? Ehk et ettevõtte jaoks läks protsessi kaardistamise tõttu teenuse osutamine hoopis kallimaks? See on selline nagu huvitav küsimus, et kui ma kaardistan protsesse ja ma avastan, et mul töötaja hommikul käivitab arvuti ja siis ootab 5 minutit, kuni ta tegelikult laeb, siis nagu selge tulemus, et oleme uut arvutit osta. Aga jah, sa siis investeerid, ma ei tea, 1000 või 2, palju tema arvuti maksab, aga ta saab tööd kohe teha ja kui sa mõtled veel reaalsusest, siis kui ma tean, et mul arvuti käivitub 5 minutit, siis ma lähen ju kohvi järgi, aga kui ma 5 minutiga kohvid ei joo, siis ma kohtun kolleegi, siis ma lobisin selle veerand tundi. Aga kui ma tean, et mul on uus arvuti ja ta kohe läheb tööle, siis eeldused on, et ma hakkan kohe tööle, muidugi siis tuleb see harjumuse küsimusmängu, et mul on ju harjunud, et ma käivitan arvuti ja lähen kohvi järgi. Et seal on ka selliseid psühholoogilisi ja käitumuslikke küsimusi, aga kui tulla sinu küsimuse juurde tagasi, et tegelikult jällegi investeering on millegi jaoks. Ja kui me näeme, et meil protsess koosneb 30 sammust ja kui me investeerime raha, et hakkab koosnema 10 sammust, siis on jällegi see tasuvuse küsimus.
ja noh, nagu paljudel juhtudel on see, et kui sa analüüsid mingisugused protsessi, ütled, et kuulge, et te peate kõik oma tarkvarad ära kustutama ja panema ühe korrektse tarkvara, aga noh, praktikas on võimatu, mis tähendab seda, et siis sa pead vaatama, et mis need vahepealsed variandid on. Palju on küsitud sellest, kuidas nende kaardistamistegevustega pihta hakata ja sa eelnevalt natuke sellele vastasid, aga võib-olla teises võtmes, et ma tõin välja just sellise nagu skeptilise ettevõtte ja sa ütlesid, et tasuks nagu väike tükk ära teha, siis näidata, mõõta seda efekti ja siis seda laiendada. Aga kui on nüüd olemas üks selline ettevõte, suur ettevõte, kes tahab päriselt selle metodoloogia kasutusele võtta, et kuidas te selliste ettevõtetega töötate, et kas te hakkate pihta sellisest helikopteri vaatest, et teete nagu asja väga nagu selgeks üle ettevõtte, kuidas protsessid nagu liiguvad ja käivad, või hakkate pihta osakonna haaval, mingi tootmisüksus haaval ja siis lõpuks läheb kõik kokku suureks ämbliku võrkpildiks? No neid lähenemisi on erinevaid. Kõige tavapärasem ja lihtsam lähenemine on see, kus me kaardistame tõepoolest selle helikopteri vaate, ehk siis selle põhiprotsessi ja siis hakkame algusest minema natuke detailsemaks. Ehk siis kõigepealt teine tase, siis kolmas, siis võib-olla veel detailsemaks. Nüüd, kui me hakkame sellega liikuma, siis niipea kui me oleme natuke modelleerinud, siis ettevõttel tekib kogemus ja arusaam, kuidas seda teha, mis on selle võimalused, mis on selle kasud. Ja siis on see hetk, kus me peame korrigeerima, et kuhu suunas me liigume. Et kas me võtame mingisuguse konkreetse funktsiooni, näiteks klient ütleb, et väga hea, et mul on helikopteri vaade olemas, aga mul on vaja tõhustada oma müügitegevust ja meil on seal kõik e-mailid, Excelid ja hästi palju päringuid kaob ära. Me tahame juurutada CRM-i. Et siis me võtame selle müügi ja hakkame seda detailiseerima ja põhimõtteliselt liikuma seal suunas, et okei, et kui me tahame CRM-i, siis mida see CRM peaks võimaldama, siis sinna kõrvale me loomulikult peame vaatama ka, kui tegemist on tootmisettevõttega või et kuidas ta haakub teiste funktsioonidega. Ehk siis need on sellised võimalused ja lisaks siin kindlasti on küsimus see, et kes modelleerib. Et täiesti okei on see, kui klient ütleb, et me tahame sellega tegeleda, meil on inimene, kes saab sellega tegeleda ja siis me koolitame seda välja. Ja põhimõtteliselt ta saab ettevõtte sees ise sellega tegeleda täpselt sellisel kiirusel, nagu on vaja. Meie siis alguses toetame, aga siis pikemas perspektiivis ikkagi ettevõtted tegelevad sellega. Et siin on ka meil hästi palju näiteid, et kuidas see toimib ja toimib siiamaani. Selle kohta on ka väga palju küsimusi taaskord tulnud, et sa ütlesid, et tegu on natuke nagu jõusaali minekuga, et sa pead ise ka päris palju ikkagi siplema ja raplema, et tulemus kätte saada. Ja need küsimused ongi seotud sellega, et kes ettevõtetes protsesside modelleerimise ja analüüsimise eest tavaliselt vastutavaks tehakse või isegi konkreetne küsimus on siin, et mis on selle vastutava inimese ametinimetus tavaliselt? Just, ja nüüd on siin see huvitav koht, et tuleb aru saada, et organisatsiooni sees võib olla inimene, kes vastutab selle tegevuse eestvedamise eest. See võib olla ettevõtte juht, tavaliselt see on kvaliteedijuht, see võib olla lean spetsialist, neid nimetusi on erinevaid. Aga jällegi, mis on see keeruline moment, on see, et sellest, et protsess on modelleeritud, protsess on aja ja asjakohane, vastutab selle protsessi omanik. Kui mina olen müügijuht ja mul ettevõttes on kvaliteedijuht, kes vastutab, kes on selle tegevuse eestvedaja, see ei ole tema vastutus, et minu protsess on korras. Tema võib-olla oskab modelleerida ja oskab teha minu jutust ilusa visuaalse pildi, mis on väga hästi seotud meie struktuuriga, aga minu vastutus on leppida kokku temaga selle aja, võtta oma meeskonda, istuda maha ja siis teha seda modelleerimist. Ehk siis ma olen näinud sellised olukordi nende ISO-süsteemidega, kus põhimõtteliselt kvaliteedijuht toksibki kogu selle rohelise kausta ise. Aga see nagu ei ole päris see. Okei. Ma tahaks kindlasti jõuda veel rääkida ka tarkvaralahendustest ja ehk siis katta nagu selle esimese sammu ära, et protsessid on kirjeldatud ja mõõdetud ja siis hakkame nagu seda kõike tarkvarala.
aga ma enne veel küsin natukene ka mõõdikute kohta. Et kui te ettevõtetesse lähete siis nii-öelda protsesse kaardistama, et kas te võtate sellise, ma ei tea, universaalsed mõõdikud, mis valdkonnas tavaliselt on kasutusel või te teete need mõõdikute süsteemi igale ettevõttele eraldi? Et kuhu te nende protsesside kaardistamise ja efektiivsemaks muutmisega jõuda tahate. Et kas on selline, mõõdikud on individuaalsed või te pigem võtate, et okei, te olete tootmisettevõtte, te võiks toota nii palju tükke sekundis ja see ongi meie mõõdik. Kuidas ma ütlen, et see tegevus, millega me tegeleme, ta on ikkagi suunatud konkreetse probleemi lahendamiseks. Ja võib-olla olukord, kus ettevõte ütleb, et tead, mul on tegelikult kõik korras, aga mul on protsessid kirjeldatud tekstina, ma tahan neid normaalselt visuaalselt moel näha. Ja tegelikult siis näiteks on point üldse see, et lihtsalt kirjeldatakse protsessi. Kui me räägime näiteks, ma tõin siin hiljuti näide sellest CRM-ist, siis me tegelikult tuleme isegi veel samm tagasi ja kui ettevõte ütleb, et ma tahan juurutada CRM-i, siis me küsime nende käest, et aga milleks? Mida te tahate teha korda? Seal oli jutuks näiteks, meil kaovad päringud. Okei, kui palju päringuid teil kaob? Ma ei tea, hinnanguliselt 15%. Okei, kas me saame seda hinnanguliselt muuta objektiivseks, siis kas me saame seda mõõta mingit moodi? Okei, me saame võib-olla mõõta mingit teatud juhtumit, et kui klient on öelnud, et kuulge, ma kirjutasin teile paar nädalat tagasi, et kas te vastate ka. Ehk siis nagu see on see asi. Ja võib-olla üldisemalt vastate sinu küsimusele, et me ikkagi vaatame, mis see probleem on, mida me kavatseme lahendada ja siis vastavalt sellele peavad olema ka leitud need mõõdikud, mida me tahame parandada. Sest kui me räägime nagu üldistest mõõdikutest, siis tavaliselt need üldised mõõdikud on finantsilised mõõdikud ja käive, ettevõtte käive sõltub väga paljudest faktoritest. Nii sisemisest kui välimistest ja paljusid faktorid ettevõttel, tal puudub võimalus kontrollida. Praegune kriis on väga hea näide, et jah, et mul on protsessid tõhusad, aga kui mul kaob 70% turust, siis on nagu raske midagi teha. Ehk siis need mõõdikud on ikkagi juhtumipõhised ja vastavalt siis sellele probleemile, mida me kavatseme koos kliendiga ära lahendada. Selge. Siis jõuamegi tarkvara juurde, et kui palju te olete jõudnud nende protsesside kirjeldamisega ja lõpuks siis digitaliseerimisega tegelema hakkamisel universaaltarkvaradeni, ehk siis, ma ei tea, mainisid Scorot või teised sellised productivity tool kategooriasse minevad asjad. Ja kuna te tegelikult näete seda, et mõistlik on ettevõttel juurutada enda IT või tarkvarasüsteem selleks, et mitte killustada protsesse ja võib-olla ka rahaliselt võita? Tavaliselt see meie lähenemine on selline, kus me vaatame, mis see IT-maastik praegu on, siis jällegi, mis need probleemid on, mida ettevõte tahab lahendada ja siis me pakume erinevaid alternatiive. Et siin viimane case oli selline, kus me pakkusime ühe alternatiivina, et nad ei tee mitte midagi. Mis on ka alternatiiv, et jääb nii nagu on, et mis sellega kaasneb, mis on selle plussid, miinused. Siis teine alternatiiv oli see, kus nad olemasoleva ERP-süsteemi kasutamist laiendavad, sest nad ei kasuta seda täielikult ja siis neile peab lisanduma seal CRM pidi juurde tulema. Kolmas variant oli see, kus nad tegelikult olemasolevat süsteemi vahetavad ja siis tekivad erinevad süsteemid, erinevad funktsioonid jaoks, et tootmises üks, finants teine, müük kolmas. Ehk siis tegelikult see sõltub jällegi ettevõttest ja kui ma võtan mingisuguse väikse tootmisettevõtte Eestis 10 inimest, 20 inimest, siis selge see, et talle pakkuda SAP-i või Axaptat on natuke liiga palju, kui me räägime tootmisettevõtetest. Ehk siis see jällegi sõltub. Et Scoroga me oleme koostööpartnerid. Samas siin koha peal tuleb ka öelda seda, et otseselt me ei müü mitte kedagi. Ehk siis me oleme sõltumatud, me pakume kliendile meie nägemuse järgi sobivaid lahendusi,
Me aitame vendoritega suhelda, me valmistame presentatsiooni ette, ehk siis vendor tuleb kliendi juurde ja räägib juba kliendi põhiselt. Aga kokkuvõttes ikkagi klient valib ise, kellega ta tahab edasi minna ja mis lahendus kasutada. Selge. Aga kus te näete ise seda kohta või teie kogemusest, et kuna on vaja haarata enda siukse custom made lahenduse järgi, et kas te vaatate seda, kui palju paralleelseid süsteeme on kasutusel või kuidas te nagu jõuate selle äratundmiseni, et nüüd on vaja ise arendada? No, võib-olla ei saa päris sellest küsimusest aru, aga Jutt käib sellest, et mitte siis nii-öelda riiulitarkvarad, vaid endale või konkreetsele ettevõttele siis arendatud tarkvaralahendus, et kuna tasuks päris enda tarkvaraarendus ette võtta ja mitte kasutada olemasolevaid Scorosid, Pipedrive ja teisi lahendusi näiteks? No, meie nägemuse järgi, kogemuse järgi tänapäeval tasub endal arendada tarkvara, kui on olemas pikem plaan sellest tarkvarast teha müüdav toode. Sest riiulis olevad tarkvarad tegelikult võimaldavad palju teha. On olemas meetodid, kuidas neid lihtsasti kombineerida. Küsimus lihtsalt selles, et sul peab olema jällegi seesama selge pilt, et mis on sinu protsessid, kuhu, mida sa tahad panna ja kuidas neid omavahel siduda mõistlikul moel. Oma tarkvara arendamine on pikk protsess, see võtab igal juhul aastaid, see on kindlasti kallim, aga ainuke asi, miks võib seda teha, on see, et sa hakkad seda pärast müüma. Müüma näiteks oma valdkonnas sarnastele ettevõtetele. Mul on üks viimane küsimus veel tarkvara kohta ja see puudutab seda, et kui näiteks ettevõttel on juba tarkvara kasutuses, et nad on otsustanud näiteks, et lähme Scorole kõik üle. Et tõenäoliselt lähevad asjad paremaks, aga ei läinud. Ja seal on eeldatakse, seal on siuke suur roheline nupp, et ma vajutan ja kõik läheb perfektseks. Et kas te oskate siis nii-öelda ka selle tarkvara kasulikult tööle panna? Et kas te olete ka niipidi klientidega koostööd alustanud? Ja ikka, et sellisel juhul ettevõte peab olema valmis selleks, et mõningaid protsesse tuleb muuta tarkvara vastavaks. Just, sest ja loomulikult on võimalik, sest siin tuleb vaadata, et mis siis protsesse, millised protsesse tehakse, mida valitud tarkvara võimaldab tegelikult teha ja siis tuleb vaadata sealt sümbioosi. Selge. Siis, kuna meil on aega veel loetud minutid, et üks väga intrigeeriv küsimus, mis mulle äärmiselt jällegi meeldib, kui ettevõttes protsessid ei tööta või on puudulikud, siis kus teie kogemusel see viga kõige esimesena silma peaks paistma? Ehk siis protsessi puudulikkus, et kus see kõige kiiremini avaldub, nii et kohe juhtkond sellest aru saab ja ütleb, et teate, asi on valesti, me peame protsessi kirjeldama hakkama. Hea küsimus. Kõige, ettevõte on ehitatud selleks, et teenindada kliente. Ja kui protsessid töötavad kehvasti, nõrgelt organiseeritud, siis sa pead seda nägema lõpus, ehk siis seal, kus see väljund läheb kliendile. Ehk siis kindlasti seal peab olema mingisugune mõõdik, sõltub siis ettevõttest, aga sinna see hakkab välja jõudma. Selge. Siis ma lõpetuseks tahaks ikkagi sellist väljakutset esitada, et sa rahanumbreid ei ole julgenud kordagi veel välja öelda, aga mul on üks konkreetne küsimus ja konkreetne juhtum. Et ettevõttel on ISO voodiagrammid olemas. Kui palju siis teie protsesside kirjeldus metodoloogia rakendamine aega ja raha võtab siukeses üle 30 töötajaga oma toodet arendavas ettevõttes? See läheb maksma circa 20 000 eurot. Kuidas? Jaa, sest aega see võtab 20 kuni 24 päeva.
tööpäeva, ehk siis mis on siis mingisugusele perioodile 5-6 kuud, 4 kuud. Ja sellest saab helikopteri vaade, sellest saab teise taseme vaate, sellest saab ka kolmandat tasemet. Sealt edasi tuleb juba vaadata natuke konkreetsemalt, et mis on ettevõtte vajadused, soovid, ehk siis jällegi tekib kogemus ja sealt saab juba edasi arutada. Selge. Kui nüüd kuulajal tekkis meeletu huvi protsesside modelleerimise vastu ja ta tahaks seda õppida või selle kohta lisaks vaadata või lugeda, siis mis teie esimesed soovitused oleks? Esimene soovitus on see, et võtke meiega ühendust, siis me saame arutada, et mis see täpne huvi on. Ja kui on soov lugeda raamatuid, siis siin just hiljuti on tasuta jagatud mõningaid äriprotsesside juhtimise raamatut, et siis ma võin ka omakorda neid jagamise linke ka jagada. Selge. Aga Aleksander, kuna aeg meil otsa sai, siis ma väga tänan sind veel kord. Oli äärmiselt huvitav ettekanne ja veelgi põnevam vestlus minu meelest. Mul on hästi hea meel teatada, et alates käesolevast kuust on Aleksander liitunud ka Tehnopoli mentori ridadega, nii et kõik Tehnopoli klientettevõtted, et te saate vabalt Aleksandriga kohe kohtumised kokku leppida. Võtke meiega lihtsalt ühendust, kes selles valdkonnas abi vajavad. Ja meie see webinari materjal on kõik järelvaadatav ka. Me paneme ja riputame materjali üles, jagame linke ja selleks, et meie tegemistel siis silma paremini peal hoida, jälgige meie veebi ja vaadake meie Facebooki kanalit ja jälgige seda. Kõik info jookseb sealt sisse. Aleksander, aitäh sulle! Aitäh, Martin! Ja kõik küsimused, mis jäid vastamata, mida oli tegelikult päris palju, need saavad jätku vastatud ka, et me käime need Aleksandriga hiljem läbi. Just, teeme nii. Aitäh! Aitäh, kõike head!